nii cute. Äkki see hirmutab teda ära. Ilusat pühapäeva, tere tulemast uude vlogi. Praegult on pühapäeva õhtu. Ma ei tea, näile kell saab kohe 10. Prompt otsustasin peale pikka tööpäeva, et ma tahan ennast liigutada. Ma olen ennast viimased 2 nädalat ülisitasti vaimselt tundnud. Olen nüüd natukene tegelenud rohkem vitamiinidega ja natuke uuesti rohkem toitumisega. Täna oli energiat ja terve päev istusin tööl, ma tundsin lihtsalt, ma tahaks nagu joosta. Terve see nädal siis tuleb ikkagi taaskord Thai-boksi tihe ja seekord ma üritan teid tuua kaasa igasse oma trenni. Natukenegi kas või. Kes eelmist vlogi lõpuni ei vaadanud, siis ei näinud seda, et ma katsetasin siis teha uut toitu. Mis puudutab toidu tegemist kui sükest, siis ma olen väga laisk olnud. Ma olen jäänud justkui väga oma mugavustsooni kinni. Eile ma tegin siis tatra, veise hakkliha, tomati, kodujuustu ja sriracha siukse nii-öelda. Ma ütlesin selle kohta ise, et nagu kuum salat. Ma sõin seda täna külmalt, ikka oli maitsev. Miks see sibul vahest? Põhimõtteliselt praen ära hakkliha siis sibulaga. Siis ühte kaussi panen kõik kokku selle tatra, hakkliha ja siis tükeldan ära tomati sinna, panen nagu tunde järgi kodujuustu ja siis drizzle'in peale srirachat. Tere hommikust, kell on, ma juba olen riides, kell on 7 ja panen asju kokku. Tänane päev on siuke, et mul on väga palju kliente, 5 klienti. Ja siis ma lähen Sauele trenni. Mõtted on täpselt siuksed, et ma olen väsinud. Tunnistan teile ausalt, mul täna ei olnud hea trennipäev. Mul vist venis päev kahjuks liiga pika. Ma olin täna tööl enne 8 ja kell on praegu 10. Ja ma arvan, et mul sai lihtsalt trennis mingi hetk tuhk otsa. Ja siis ma tegin endale liiga. Tõmbasin selja veits ära. Nii et meil viimased pool tundi, kui teised tegid jõudu, siis ma lihtsalt istusin seal, sest et mul oli lihtsalt nii valu. Aga õnneks ikkagi, see hetk, kui seal tundus mul ikkagi trennis, et päris rõvedalt tõmbasin selja ära, aga nüüd on nagu ehk siis suht koht fine on. Tere hommikust! Head vastapäeva, head uut aastat. Täna on teisipäev. Tegin kohvi valmis ja otsustasin, et ma teen nüüd Aspiree lehelt hommikusöögi varianti. Mul on kapis päris mitu banaani, mis on täiesti pruunid ja ma otsustasin teha siis Aspiree banaanipõnnkooke. Ma ei ole kunagi banaanipõnnkooke teinud. Selles retseptis siis oli kui ühele inimesele teha 1 banaan, 1 muna, 1,5 detsiliitrit kaerajahu, ma panin tavalist jahu, 1 teelusikatäis kaneeli, näpuotsa täis soola, 0,5 teelusikatäis küpsetuspulbrit, ma panin kogemata soodat. Siis 0,5 kuni 1 detsiliitrit taimset piima, ma panin tavalist piima, sest mulle meeldib tavaline piim rohkem. Ja siis 1 suur supilusikatäis agavesirupit. Ma panen seda tegelikult ka juurde. Retsept on natuke erinev kodulehe selles nii-öelda veebisaidil ja siis raamatus. Raamatus ei ole kirjas ei soola, sirupit. Ma food blogger ei ole, seepärast see näeb väga kohutav välja. Mul on vaja uut panni ka, aga it's a taste test. Väga maitsev.
lihtsalt, et nad ei oleks kõrbenud. Normaalse panni peab ostma endale. Tänane päev siis toob nii, et ma käin ripsmetes, siis ma teen 3 klienti ja siis mul õhtul on Unoga erakas üle. Me pole vist 2 nädalat üksteist näinud äkki või? See nädal ma teen 2 erakat temaga, sest mul oligi lihtsalt, ma tundsin mul nagu vaja. Mul lihtsalt on vaja teha nagu erakat. Ja nii lihtne see ongi. Lihtsalt ongi vaja ja ütlesin, kas sobib sulle, kui me teeme 2 tükki. Tal oli fine. Täna on nii ilus ilm, nii tore. Head uut aastat. Mulle meeldib see uus aasta rohkem, kui see nii-öelda 1. jaanuari uus aasta. Siuke hommik siin pool sood. Teate, need on päris head. Ma pole ammu pannkooki üldse teinud. Success. Ilmus päike. Ei tea, kuidas see täna nii juhtus, aga ma ei pannud täna trennis filmima. Ehk siis me täna tegime natuke sükast, me ei teinud lapasid, mis siis tähendab, ongi need enamasti, kui Uno hoiab, eks ole, siis ma olen nagu löönud mingid kombinatsioone asju sinna. Täna me tegime koti peal harjutusi ja siis, kui nad nägi, et ma harjutan ka selleks, et teha pull-up'e, siis ta tahtis mul neid harjutada, neid nii-öelda allalaskmisi. Nii et see oli suht rõve, mulle ei meeldinud see absoluutselt. Ma olen otsa magama, sest ma olen väsinud. Mul see, ausalt see talv ikkagi rusub, see talv on masendav minu jaoks. Olen küll upbeat inimene, siis kui on valge õues, aga praegu mul on täiesti tere hommikust. Tegelikult kell on juba mingi 10. Lähen teen 1 kliendi. No mida mõnusat on siin talves nagu? Nagu, mida mõnusad siin talves on? Rõve, külm, jah, päike paistab, siis on ilu. So tired of it nagu. Meil oli siis täna mõnus sparritrenn. Kell on praegu circa juba 9 saamas ja ma käin poes, tahan saada kodujuustu šokolaaditükkidega, see on see minu nii-öelda dessert aega, et homme õhtul peale sauetrenni ma lähen sõidan Haapsalusse, sest et ma olen väga kindel, et mul on mitmed vitamiinid päris madalal, sest et mul on ka varem olnud väga intensiivselt madalad ja see enesetunne on väga sarnane. Mis tõttu siis ma lähen reede hommikul Haapsalus oma perearsti juurde analüüse andma. Arsti juurde mineku suur plusspunkt on ju see, et ma saan oma ema näha ja kutsaasi näha. Tere hommikust! Siin taas kord neid banaanipannkooke teha, sest et mul lihtsalt isutas. Eile õhtul ma ostsin siis ka kaerajahu, eelmine kui ma tegin isujahuga. Just see, kuidas maitse on. Ma ei ole väga õnnelik, et õues on lund juurde tulnud. Ma ei saa sinna midagi parata, las ta siis olla nii. Üks teema, millest ma tahan, olen viimased päris pikalt tegelikult mõelnud. Miks on see maailm läinud selliseks? Kui sul on mingid tunded, mis iganes, rõõmus, kurb, sulle meeldib keegi, kui sulle ei meeldi keegi, et siis meil on nagu justkui mingil määral nagu tabu neid emotsioone ja tundeid välja näidata. Kui sa oledki ülevoolavat õnnelik, miks vaadatakse sulle näelda risti peale, et sa oled ülevoolavat õnnelik? Kui sul ongi valus, miks sellele vaadatakse risti, kui sa näitad välja, et sul on valus? Miks me käitume nagu see on freaking piinlik? Kui ma meeldin sulle, freaking näita välja seda. Kui sa oled õnnelik, miks sa pead seda varjama? Näiteks ongi, mingid mängud hakkavad tekkima, vaata, et keegi ütles, et kui ta sulle ikka nii väga meeldib, siis käitu tema juuresolekul natuke külmemalt, ära näita talle nii välja, et see talle nii väga meeldib. Äkki see hirmutab teda ära. Ilmselgelt ükski inimene ei peaks olema peale tükkivalt nagu mis iganes, aga miks ma peaks hakkama mängima mingeid mänge kui sellised, kui ta mulle meeldib, ma näitan talle välja, et ta meeldib mulle. Jah, võib-olla ma olen natuke liiga pussi, et öelda midagi. Aga miks ma peaks külmalt järsku temaga käituma? On üks natuke noorem kutt ja natukene vanem kutt.
kellele ma tegelikult mõlemile ilmselgelt meeldin. Selle noorema kutiga on see, et ta nagu ei suutnud absoluutselt varjata seda, et ta on huvitatud. Ja mis ongi nagu meeletult freaking armas, mulle väga-väga meeldib see, et noh, et sa näed, et ta passib sind, sa näed, kuidas ta teeb särama, kui sa näed, noh, et nagu tal ei ole ka piinlik ümberringi inimestele näidata, et jaa, näed, on huvitatud. Mehed, kes on minust vanemad, minu vanused või midagi sellist, nende nagu süke tunne, nagu kui sulle naisterahvas meeldib või sul on naine, tundub, et justkui selle naisega koos olles sul avalikus kohas, see on justkui nagu piinlik näidata, et sa oled nagu armunud või sa oled huvitatud. Mu eksiga oli sama asi, et umbes ei, mitte kuskil affectionit ei näita, käest kinni ei võta, musi ei tee. Aga minu meelest on kõige lahedam asi maailmas siin, kui on mehelik mees, kes on reaalselt niimoodi, kui sa oled väljas, siis ta nagu näitab kõigile, et näete, see on minu naine, näete, ma armastan teda ja ta ongi temaga kudrununnu ja mis iganes. See ei võta teie mehelikkust ära, see lisab juurde, sest et me teame, et kui sa käitud oma naisega hästi ja sa nagu näitad seda igal pool välja, et sa käitud temaga hästi, siis sa oled maailma kõige mehelikum mees. Nii et don't fucking hoidke oma emotsioone ja asju endale. See maailm on nii kalk ja vastik kohati. Ärme varja oma tundeid nagu. Kui sa oled õnnelik, ole õnnelik. Don't be fucking nonchalant. Be chalant. Pannkoogid on valmis. Need on tumedad, sest et mul on siin ju banaan sees ja kaerajahu. Kaerasem selles mõttes, aga maitseb ikka hästi. Cheers! Haapsalusse, kell on 9:30. Kus su pall on? Tõusva päiksega on päris tore. Mul on käidud arsti juures, viisin emale rohu tööle. Ja ma olen autoga sõitnud, aga siis otsusingi, et ma võtan siit Kastani poest saiakese. 2 saiakest õigemini. See on nii lahe pood, mul on niimoodi tõesti vana koolpood. Hästi suur pood tegelikult. Kus on nii palju lahedaid asju ja neil on väga head iseenda saiakesed. Lihapirukas. Liha riisipirukas. Hästi suur. Oba! Mis see? Ei või olla crazy või? Ai, mulle vist meeldib, mida crazy pole.
täna oli siuke huvitav päev siis, et hommikul ma olin Haapsalus, siis eksprompt otsustasin, et me lähme Liisuga hommikusöögile. Käisime siis müüri ääres ja tal oli väike pojukene ikkagi ka kaasas, nunnukene, suur poiss juba, saab kohe varsti aastaseks ajuvaba. Siis tegime unniga täna trenni, peatrenni ma jäi, väga mõnus trenn oli. Mulle väga meeldib selle koha pealt see, et meil on nii hea klapp, et isegi kui ma lähen trenni räigest sitast ujus, siis on väga suur tõenäosus, 90% tõenäosust, et ma lahkun seda veel hästi head ujuga. Ja see kord nagu täpselt sama asi, väga fun oli. Peale trenni ma jäin vaatama, siis seal toimus teistel sparramist, vaatasin, kuidas teised sparrivad. See oli väga lõbus. Ma sain oma analüüsi tulemused kätte. Ja ütleme nii, et arvasime, et on kõik B-d ja C-d ja asjad madalad. Veri ideaalne, aga teate, mis on kõige halvem? On see, et mul oli D-vitamiin, mis on alati mega freaking madal. Mul on toksiliselt kõrge see. Kui normi vahemik oli vist äkki 50 kuni mingi 100 äkki, mis oli need näitaja. Minul on näitajad 285,5. Ja kui ma ütlesin teile, et näitaja 50 kuni mingi 100 on norm vahemik, siis 285 on ikka väga toksiliselt kõrge. Sellega seoses siis ongi see kõik need tundud asjad halvad olnud, aga ilmselgelt ma enam D-vitamiini edasi ei võta. See ajas mind nii segadus, mis mõttes, siis ma võtan nagu nõgeli omad, mis on siis üks tilk on 4000 IU-d, mis siis on see nii-öelda normkogus ja mul alati kriitiliselt madal olnud. Aga ma ei ole arvestanud ju seda, et esiteks ma pole kunagi nii terve olnud, ma pole kunagi nii hästi toitunud, nii teadlikult toitunud ja ma võtan ravimeid, mis aitab minu insuliini resistentsusega, mis aitab, on varasemalt tekitanud ka probleeme imendumisega. Vanast harjumusest ja nii-öelda loogilisest harjumusest, kuna meil päikest ei ole, ma olen siis võtnud terve talv üks tilk nõgeli siis D-vitamiini ja ilmselgelt see on olnud liiga palju. Aga vähemalt on üks vastus olemas, miks mul nii shit on all olnud. Tere, ma ei ole teiega täna üldse rääkinud, täna on laupäev. Käisin täna hommikul, tegin ühe kliendi ja tegin oma teise käekorda. Küüned näevad väga head praegult välja. Plaan oli minna alguses kohvikusse töötama, aga mul kuidagi, ütleme nii, ei olnud see ikkagi see tunne. Pidin õhtul minema oma sugulase juurde oma väikse sugulasega mängima, aga nad otsustasid, et nad lähevad ühele sünnipäevale, ma sain aru niimoodi jutust. Igatahes, ehk siis mu õhtu on nüüd vaba. Mul on praegult nagu vaimselt on palju parem. Mul seda nagu hea meel, et ma tean nagu ka mingit põhjust, miks mul on ka kehva olnud. Et seesama, et see... Mul hea meel, et ma nagu mingisuguse vastuse sain, et miks mul ei ole võib-olla kõige 100%-lisem olla olnud. Et väga kahtlen on see D-vitamiini asi. Eks ma esmaspäeval suhtlen arstiga ja saan täpsemalt teada. Aga jaa, ma nüüd ei tea, mis ma täna õhtuga teen, et ma praegult hakkan videot töötama, ma tahan täna ära selle töödelda ja uuega alustada. Praegult on, ma olen väga seda tüüpi, et kui mul tekivad mõtted ja asjad, siis ma pakun inimestele plaane ja see on väga freaking okei, kui öeldakse ära, kõikidel on oma elu ja plaanid ja värgid, ei peagi alati jah ütlema. Ja ma olen ka sellest nagu hästi tubliks saanud, vanasti ma olen hästi ärevik selle koha pealt, aga et inimesed kohe ei vasta ja see on minu jaoks ka nagu 1,000,000% okei. Aga kuidagi viimasel ajal ongi see, et ma olen üksikuna tundnud, ma seda olen teile öelnud. Ja siis olen vahetevahel käinud välja mõned ideed plaanide osas. Aga natuke hakkab haiget tegema, kui see vastamine tuleb nädal aega hiljem. Jaa, ma oleks küll tahtnud vaata. Ja siis ma ongi nagu mingid, fun on ju. Et see ei ole nii lõbus, kui sa ikkagi siiralt tegelikult ootaksid, et mis iganes plaane sul endal ka välja pakkusid. Natuke on hakanud haiget tegema see. Aga eks ma saan väga hästi aru, kõigil ongi enda asjad. Ega ma ka nagu tegelikult ei tunne kogu aeg vajadust, et olla ja käia, aga et siiski, et kui võimalus on, siis miks mitte. Et ma olen järjekindel, ma olen selles mõttes, et ma ei solvu kergesti nii edasi, aga minus on ka väga palju ka seda, et kui ma näen lõpuks, et sõprus kui siuke on ainult ühepoolne, siis ma tõmban tagasi.
I don't reach out if you don't reach out. Ei anna kergesti alla, kui niimoodi, ma ei viska sõprusi ja asju väga kergesti, lihtsalt kergesti nurka. Aga kui ma konstantselt olen näinud, et ainult üks pool, ehk siis mina olen nagu see aktiivne pool ja ma võin saada nagu nii-öelda heiti selle inimese käest niipea, kui mina ei ole uuesti välja pakkunud mingeid asju. Suvalise näite, et oletame, et olen sõbranna, on kogu aeg see, kes alati ise plaane algatab. Iga natukese aja tagant, vahepeal tihedamini, vahel harvemini. Ja siis tuleb mul ka nagu elu vahele. Ja siis saad oletame mingi 6 aega hiljem umbes üks natukene vihasema kirja, et umbes, mis juhtunud on see, me pole üldse viimasel ajal suhenud ja nii edasi. Ja siis mul ongi nagu, kuulge, sõprus on kahepoolne, et kui sa vaatad meie ajalugu, siis kes on kõige rohkem välja kutsunud ja ühendust võtnud, et umbes if you don't care, I don't care anymore either. On inimesi, kelle puhul ma tean, et nad teavad hästi pikalt mu ellu ja ma tean, et nad ongi sellised, et nad ei ole never the one to reach out. Noh, aeg-ajalt võib-olla ikka, aga et on inimesi, kes ei ole siuksed. Ja siis on nagu need mingid uued inimesed, keda mul ongi nagu, ma ei tea, mul tundub, et see on ainult ühepoolne ja meil on lõpus, kui meil on plaanid, aga reisil ja mul lihtsalt ma ei taha üksi tegelikult minna. Mul ei ole austus õrna aimugi, milline see vlog on, mida te praegu vaatate. Ma arvan, ma lõpetan praegusega selle vlogi ära, sest et ma ei tee täna mitte midagi muud, kui võib-olla alustan uut vlogi töötamist ja passin teleka ees. Ma olen siiralt tänulik kogu hea tagasiside eest, et kes on mulle kirjutanud, kes on mulle näost näkku tulnud ütlema. Mul on isegi tulnud treeningsaalides väiksed lapsed ütlema, et jaa, kuule, mu ema vaatab sind, et ta hullult fännab sind, siis ma olen nagu mingid, see on nii cute, see on nii tore, nii et tšau sina. Ma arvan, sa tead, kes sa oled. Su poeg tuli mulle ütlema. See tähendab mulle rohkem, kui te oskate arvata. Mingi hea tagasiside jätmine ja kindlasti ka jagamine. Jagamine siin maailmas aitab kaasa väga, et kui te jagate seda nii vloge, minu postitusi Instagramis, et siiralt see süke väike tegu tähendab minule väga palju. Mul on siiralt hea meel, et siin minuga olete. Jälgige mind Instagramis @piatammenit. Pange sellele YouTube'i kanalile subscribe ning jälgige ka Aspire Wellness Club Instagramis. Te olete mulle väga-väga kallid ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!